Järgmine ülesanne, lisa teksti ka joonised artiklist kvaliteetne haridus. Nii. Ja neid on siis 3 tükki. Võtame siit näiteks ühe joonise. Et see on tegelikult graafik, nagu te näete, et see on täiesti interaktiivne graafik. Proovin sellest teha ekraanipildi ja valin siit siis kogu selle info. Nii, ja kui sa tähele paned, siis vaata interaktiivset graafikut juhtimislauad.stat.ee. Nii et siit sa saad kogu info selle tabeli kohta. Esiteks siis tabeli nimi. See võiks olla pildi allkiri. Siin on allikas ja aastaarvu meil otseselt ei ole. Vaatame, kuidas me seda viitame. Nii, viitame neile sobivalt. Siin on kirjas, et vali esimene ja 3. pilt. 3. pildi ma jätan sulle iseseisvaks tööks. Lisa pilt dokumenti ja kärbi ääred. Lisa soovi korral pildile must äär. Lisa pildi allkiri ja viide ning viita pildile tekstis. No näiteks lisame siia mittestatsionaarse õppe järele. Näiteks siia. Et lisame siia selle pildi, insert, sisesta, lisa, pilt ja pilt failist või sellest arvutist. Windowsi arvutis on siis this device, see seade. Ja nüüd mul on pilt siin olemas. See pilt on piisavalt suur, et asetuda keskel, aga kui ta on väiksem, siis ta asetub vasakule. Et jätta see meelde, see on uus reegel meil. Nii, ja nagu juhendis öeldud, siis kõigepealt oli vaja kärpida pilt, kuna selle me lisame pildi allkirjale. Ja pildile me tekitame või vaatame, et kas siin on olemas ilusti see vahe. Ja see on võib-olla natuke suur, et siis see 1,5 vahet. Ja pildi allkiri on siis joonis 1. Lisame selle täiskasvanute 25 kuni 64. Elukestvas õppes osalemise määr 2015 kuni 2024. Selle järele tuleb sulgudesse siis allikas. Ja allika peame jällegi sisestama. References ehk viited. Insert citation ehk siis sisesta viide. Jällegi meie autor on Statistikaamet. Nii, vaatame. Veebilehe nimi on Statistika juhtimislaud. Vaatasin siit. Veebisaidi nimi on Eesti Statistika. Meil ei ole aastaarvus, ega me jätame selle koha tühjaks ja keeleks panen eesti keele ja vajutan OK. Nii ja näen, et tuli siis automaatselt Statistikaamet, kuupäev puudub, nii et mina oma sulgu ei peagi kirjutama. Ja ongi meie allkiri peaaegu valmis, nüüd joonis 1 tuleb teha paksuks. Ja lähme pildi kallale, et nüüd on vaja kärpida pilti ja selleks ma vajutan pildile 2 korda. Ja ma saan sellise menüü. Ja vaadake, siin on teie arvutist, ta võib olla siin ääre pool, paremal pool, on selline ikoon nagu crop. Ja sellised mustad ääred, mis tekivad, tõmban sellest siis allapoole, nii et allikas ja pealkiri ära kaovad. Ja vajutan näiteks sellele valgele alale pildi kõrval. Ja näete, pilt ongi ilma pealkirjata. Ja selleks, et saada äärist pildi ümber, vajutan ma uuesti pildile 2 korda. Ja teil on see ilmselt siis ka olemas, see menüü näeb teistsugune välja. Picture border. Siin kõrval on üks suur ikoon ja te valite siis musta värvi.
ja siin on ka näiteks see weight, sobib täiesti 3/4 või 1, et saate siis lisada ka äärise. Aga see on valikuline, see lihtsalt teeb pildi nähtavamaks. Et siis te saate ka aru, et siin on selline vahe vahel. Ja tehke teine pilt siis samamoodi. Ning kui ma lõppu lisan näiteks need enda allikad, mida teie tegelikult tegema ei pea, siis references ja bibliography ja valin siis selle, siis näete, need allikad on siin olemas kõik. Aga hetkel seda tegema ei pea. Tänase tunni ülesanne oli luua ainult tabelid ja joonised. Ja kui te ise nüüd peaksite oma materjale kasutama, siis selle asemel, et lisada siia Statistikaamet kuupäev puudub, et kui see on teie foto või teie joonis, siis sulgudesse kirjutate erakogu.